13 riiki kaovad, kuid peaaegu iga loo taga on sama jõud. Planeet nihutab piiri maa ja vee vahel ning joonistab kaarti ümber kiiremini, kui need riigid suudavad sammu pidada. Aastaks 2050 on mõned neist osaliselt vee all, teistel saab vesi täielikult otsa. Ja need ei ole ainult väikesed Vaikse ookeani saared, mõned neist on koduks enam kui 100 miljonile inimesele. NASA satelliidid ja aastakümnete pikkused geoloogilised andmed viitavad samale järeldusele. Maailmakaart muutub ja need riigid on löögi all. Mõnda neist riikidest ujutatakse üle ülaltpoolt, teised vajuvad altpoolt ja mõnda tabab mõlemad korraga. 13. kohal on Vietnam. Üks põllumees Vietnami Long Ani provintsist ütles otse, midagi ei saa kasvatada. See juhtub siis, kui soolane vesi jõuab riisipõldudele, mis sõltuvad täielikult mageveest. Ja üle kogu Vietnami juhtub seda üha sagedamini. Ookean siin ei tõuse lihtsalt. See tõuseb rannikule, kus elab 102 miljonit inimest, kiiremini kui peaaegu kusagil mujal planeedil. Visual Capitalisti andmetel on Vietnam juba praegu maailma 3. kõige enam rannikualade üleujutustele avatud riik. Samuti on see maailma 5. suurim riisitootja. Nüüd hakkavad need kaks fakti omavahel põrkuma. Üleujutused, mis varem ulatusid 30–50 kilomeetrit sisemaale, liiguvad nüüd üle 100 kilomeetri. 2023 aastaks oli soolane vesi kahjustanud 8,6% kogu Mekongi delta haritavast maast. Ainuüksi see peaks 2050 aastaks vähendama Vietnami majandust 3,5%. Abi pidi tulema. Pärast COP27 konverentsi nõustusid jõukamad ja arenenumad riigid hüvitama enim kliimamuutuste all kannatavate riikide kahjusid. ÜRO hinnangul ulatub arve igal aastal kuni 387 miljardi dollarini. 2024 aasta jaanuariks oli lubatud vaid 661 miljonit dollarit. Vietnam on suuresti oma pead. Põllumehed on kohanenud ainsal võimalikul viisil. Paljud vahetavad nüüd riisi ja krevettide kasvatamise vahel. Kui piisavalt mage vett ei voola allavoolu, et mulda puhastada, jätavad krevetitiigid mulda püsivalt soola. Mida rohkem põllumehed kohanevad, seda raskem on taas riisi kasvatada. Ja see pole veel Vietnami suurim probleem. Ho Chi Minh linn, kus elab 14 miljonit inimest, vajub. Kui tänased suundumused jätkuvad, jääb peaaegu kogu Lõuna-Vietnam 2050 aastaks loodetõusu joone alla, sundides umbes 20 miljonit inimest oma kodudest lahkuma. Aga Vietnam ei ole selles kõiges süütu. Ta aitab iseennast põhja lasta. Pärast veekasutuse uurimist 15 000 asukohas 25 aasta jooksul leidsid geoloogid, et Mekongi deltast pumbatakse iga päev üle 8,8 miljoni kuupjalga põhjavee, peamiselt reguleerimata erakaevude kaudu. Vietnami valitsus ei ole selle reaalsusega ikka veel leppinud. Ja ta pole sugugi ainus. Mõned riigid vajuvad veelgi hullemini kahtlaste poliitiliste otsuste tõttu. Järgmine riik vajub samuti, lihtsalt mitte samal viisil. Number 12. Iraan. Sa ilmselt ei oodanud, et näed Iraani sellisest nimekirjas. See on tohutu riik, mida iseloomustavad platood ja mäed ning vaid väike rannikuala. Pärsia lahe tase võib tõusta peaaegu 0,2 tolli aastas, kuid Iraani jaoks on suurem oht maa all. Iraan on riik, mille maa vajub oma enda põldude all. Need ei ole naftaväljad nagu Venezuelas. Iraanil on teine rikkuse allikas. See on maailma suuruselt teine pistaatsiapähklite tootja pärast Ameerika Ühendriike. Tööstus toob igal aastal sisse lisaks $1 miljard ning 45–70% neist pähklitest tuleb ühest kohast, Kermani provintsist. Kuid sellel on ka varjukülg. Kerman on täielikult sisemaine kõrb, kus sajab aastas vaid 0,54 tolli sademeid. Seega peavad põllumehed võtma vett maa-alustest põhjaveekihtidest, mis on kogunenud läbi ajastute. Ja nüüd koormavad nad maad üle. Mõned Kermani piirkonnad, nagu Rasvanjani maakond, vajuvad igal aastal kuni 14,5 tolli võrra, kuna sealt pumbatakse nii palju vett välja. Kerman on lihtsalt kõige äärmuslikum näide. 2025 aasta mais tunnistas Iraani valitsus, et 30 riigi 31 provintsist vajuvad. Ja maa annab endiselt järele. Kuni 1 miljon kaevu pumpab nüüd igal aastal riigist välja umbes 1,77 triljonit kuupjalga põhjavett. Tulemuseks ei ole ainult suurem üleujutuste oht, vaid ka Iraani infrastruktuuri aeglane kokkuvarisemine.
Saksa teadlased hindavad, et maa Teherani Imam Khomeini rahvusvahelise lennujaama all vajub igal aastal umbes 4,8 sentimeetrit. Pealinna naftatöötlemistehase all on olukord veelgi hullem. Seal vajub maa igal aastal 22–30 sentimeetrit. Maanteed, raudteed, tehased ja terved linnaosad vajuvad, samal ajal kui neelukad muutuvad üha tavalisemaks. Satelliidid jälgisid olukorra arengut aastatel 2014–2020 ning kõige rängemini kannatada saanud piirkonnad osutusid riigi kõige tihedamalt asustatud aladeks. Pool kõigist iraanlastest, umbes 42 miljonit inimest, elab vajumispinnasel. 14 miljonit inimest elab piirkondades, kus esineb tõsist maapinna vajumist, mis on koondunud sellistesse provintsidesse nagu Teheran, Razavi Horasan ja Fars. Kohad, mis on Iraani majanduse jaoks kõige olulisemad, on need, mis maa alla kaovad. Valitsus ütleb, et nad võitlevad selle vastu. Ainuiksi 2024. Aastal likvideeriti üle 12 300 ebaseadusliku kaevu. Aga see on lõputu tagaajamine, kui üks organisatsioon võib puurida peaaegu kuhu iganes tahab. Iraani vee infrastruktuuri üle oma Hatam al-Anbiya ehituskontserni kaudu. Kriitikud on sellele andnud hüüdnimeks riigi veemaffia. Selle süsteemi lammutamine tähendaks ühe sellise institutsiooni lammutamist, mis aitab praegusel režiimil võimul püsida. See pole kriis, mille on põhjustanud ebaõiglane rahvusvaheline süsteem. See on kriis, mida ajendab Iraani enda poliitika. Järgmine riik upub samuti. See pole vesi, mida nad taga ajavad. 11. 2026. Aasta juunis raputasid maavärinad Venezuela rannikut, vahetult Caracase läänes, tappes üle 3800 inimese. Kuid 7,2 ja 7,5 magnituudiga maavärinad olid alles selle looduslike probleemide algus. Tõusvate merepindade tõttu kaob Venezuela praegune rannikuala. Aastaks 2050 on 30% Orinoco deltast kadunud. See pole lihtsalt elurikkuse kuumkoht. Seal elab ka 36 000 põliselanikku. Kuid ähvardav kriis ei mõjuta ainult neid. Guanta Sadam ja Margarita saar, kus elab 500 000 inimest, on samuti määratud lainete alla kaduma. Kuid nagu Iraani puhulgi, on tegelikkus tõenäoliselt veelgi hullem. Kliimateadlased tegid need prognoosid, kasutades 1999. aasta andmeid. See oli aasta, mil Hugo Chavez tuli võimule ja käivitas niinimetatud Bolivari revolutsiooni. Sellest ajast alates on Venezuela suuresti lõpetanud usaldusväärsete kliimaandmete kogumise. Umbes 70% riigi ilmajaamadest on kahjustatud või rivist väljas. Nii et kui teadlased prognoosivad Venezuela tulevast kliimat, peavad nad sageli lihtsalt oletama. Kuid üks asi, mille kohta nad ei pea oletama, on nafta. Kui nafta ammutamine jätkub praeguses tempos, võib kuni 80% Venezuela 1700 miili pikkusest rannikust sattuda maapinna vajumise või erosiooni ohvriks, kuna merevee tase jätkab tõusmist. Venezuela ei kao ainult kliimamuutuste tõttu. See kaob ka selle tõttu, mida ta maapõuest välja toob. Aastal 2025 oli Venezuelas üle 303 miljardi barreli naftavarusid, mis on suurim kogus maailmas. See moodustab üle 17% kogu maailma naftavarudest. Praegu toodab Venezuela umbes 903 000 barrelit päevas. Kuid iga barreliga kaasneb oma hind. Maracaibo järv, mis on üks maailma rikkamaid naftavälju, sisaldab ligikaudu 20% riigi naftavarudest. Siin on naftat ammutatud alates 1920 aastatest. See muudis Venezuela niinimetatud Lõuna-Ameerika pärliks ja aastakümneid hiljem sai sellest Chavez'e valitsuse rahaline päästerõngas. Aga nii suure hulga nafta eemaldamine avaldab sama mõju nagu vee pigistamine Käsnast. Ainult et selles olukorras lahustub Käsn ise. Maracaibo järve ümbruses on sellised linnad nagu Cabimas ja Lagunillas vajunud enam kui 5 meetrit. Terved kogukonnad, mis kunagi olid turvaliselt merepinnast kõrgemal, asuvad nüüd sellest allpool. Vananevad tammid on ainus, mis hoiab järve eemal. Merepinna tõustes muutub see võidujooksuks vee ja laguneva infrastruktuuri vahel. Ja varsti hakatakse taas rohkem naftat välja pumpama. Uus valitsus tahab, et Venezuela toodaks taas 3 miljonit barrelit naftat päevas, mis on rohkem kui 3 korda rohkem kui praegune toodang, seda Ameerika naftafirmade abiga. Tunduvalt vähem on räägitud tammide tugevdamisest, mis kaitsevad seal elavaid inimesi. Sest otsustajate jaoks on nafta pumpamine prioriteet. Nafta tegi Venezuela rikkaks. See võib olla ka põhjus, miks rannik ei ela piisavalt kaua, et seda rikkust nautida.
Erinevalt mõnest teisest riigist selles nimekirjas püüab järgmine riik tegelikult oma probleemi lahendada. 10. kohal on Jordaania ei saa puurimisega oma veekriisist välja tulla ja ta ei püüa seda ka teha. Selle asemel püüab riik kriisi lahendada ehitamise abil. Seal on vähem vett inimese kohta kui üheski teises riigis maailmas. Pealinnas Ammanis ootavad paljud pered vee kohale toimetamise vahel kuni nädala. Et mõista, miks see nii on, vaadake vett, mida keegi ei saa juua. Surnumeri on alates 1960 aastatest igal aastal kahanenud, üle 3,2 jala. Aastaks 2050 võib see olla peaaegu täiesti kuiv. Seekord ei ole peamine süüdlane kliimamuutus. Süüdlasteks on inimesed ise. Jordaani jõgi, mis toidab nii riiki kui ka Surnumerd, on olnud aastakümneid ümber suunatud. Iisrael kontrollib suuremat osa jõevoolust Galilea järve ääres asuva Tagania tammi kaudu. Süüria on ehitanud üle 40 tammi Jarmuki jõele, mis on Jordani suurim lisajõgi. Jordaania ehitas oma tamme, kuid kuna see on kõige allavoolu asuv riik, tähendab see, et nende tammide reguleerida on vähem vett. Lõpptulemus? Jordaani jõgi toob nüüd Surnumerre 3,5 miljardit kuupjalga vett, millest umbes 50% on saastunud. Enne 60-ndaid jõudis igal aastal Surnumerre 42,4 kuni 45,9 miljardit kuupjalga vett. Keegi ei suuda kokku leppida, kuidas jõge taastada. Kuid Jordaanial on üks eelis, mida peaaegu ühelgi teisel selle nimekirja riigil pole. Ookean ei neela seda alla. Seal on toimiv valitsus, 50 miljardi dollari suurune majandus ja peaaegu 11,5 miljonit inimest. See taaskasutab juba umbes 90% oma reoveest, mis on üks kõrgemaid näitajaid maailmas. Isegi pärast puhastusjaamade laiendamist annab see aastaks 2030 vaid umbes 10,6 miljardit kuupjalga vett aastas. See on vähem kui kolmandik sellest, mida riik vajab. Nii et Jordaania panustab kõik 280 miili pikkusele torujuhtmele 6 miljardi dollari suurusele Aqaba Ammani vee magestamise ja veejuhtimise projektile. See pumpab magestatud vett Aqaba juures, Punast merest kogu tee Ammanisse, tõstes selle üle 1100 meetri kõrgusele ülesmäge. Kui see valmis saab, peaks see igal aastal varustama veel 300 miljonit kuupmeetrit vett. See on veel kolmandik juurde. Viimane kolmandik peab tulema kõikjalt mujalt. Lekkiva taristu parandamisest, veevarguste vastuvõitlemisest ja iga viimasegi tilga väljapigistamisest riigis, kus vett lihtsalt ei ole piisavalt. Aastaks 2050 saame teada, kas sellest piisab. Jordaania võib küll raskustes olla, aga see riik ei kao kuhugi. Järgmine riik ei saa sama öelda. 9. Fidži. 2014 aastal kadus Vunidogoloa küla. Selle 100 elaniku pidid kolima 1,2 miili sisemaale pärast aastaid kestnud laineid, mis ulatusid üle 90 meetri nende kodudesse ja põldudele. See oli peaproov selleks, mis ootab ees ülejäänud riiki. Fidži koosneb enam kui 300 saarest, kuid 87% selle 925 000 elanikust elab vaid kahel neist. Vanua Leevul ja Viti Leevul. See on nii hea kui halb uudis. Viti keskmine kõrgus merepinnast on 112 meetrit ja Vanua oma veelgi kõrgem. See on piisavalt kõrge, et üks teine riik selles nimekirjas on kaalunud selle kasutamist kliimavaruplaanina. Halb uudis on see, et Fidži kohalik merepinna tõus on endiselt üks kiiremaid maailmas, umbes 0,23 tolli aastas. Enamik inimesi ei ela kõrgetes kohtades, vaid rannikul. Vunidogoloa võis olla laine eesotsas, kuid see pole ainulaadne. 4,5% Fidži praegustest hoonetest ujutatakse üle juba 8,6 tollise merepinna tõusu korral. Osa sellest on töördumatu, isegi kui kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogused kohe praegu lõpeksid. Aga Vunidogoloa elanikud ei vaadanud ainult oma kodude kadumist. Nad nägid ka, kuidas nende riigi elatusallikas kaob. Turism moodustab Fidži majandusest 40%. Põllumajandus annab veel 18% ja annab tööd umbes 28% töötavast elanikkonnast. Kui need Instagrami väärilised rannad kaovad ja põllud soolase veega üle ujutatakse, siis mis edasi saab? Isegi kohalik kalandus kahaneb soojeneva kliima tõttu. Seetõttu prognoosib Maailmapank, et aastaks 2050 kaotab Fidži igal aastal 6,5% oma praegusest SKP-st. Fidžilased ei saa loota COP27 kompensatsioonifondile selle taastamiseks. Nad on juba ehitanud 6 meremüüri ja võivad ehitada veel kuni 160 meremüüri. Aga see on odav ambitsioon.
isegi suhteliselt heal järjel saareriigi jaoks nagu Fidži. Sellepärast kohtabki Fidži ametnikke rahvusvahelistel kliimakonverentsidel. Nad on sageli püüdnud veenda teisi riike lõpetama nii suure hulga kasvuhoonegaaside õhku paiskamise, kuid see on raske ülesanne. Seega loodavad nad saada välismaalt nii palju raha kui võimalik, näiteks $5,7 miljonit, mille nad said 2024. aasta COP29 konverentsil. See võimaldas rajada veel 2,4 miili looduspõhist meremüüri, kuid ainult meremüürid ei lahenda probleemi. Valitsus plaanib endiselt ümber asustada veel 40 küla. Isegi vähem haavatavates kogukondades peavad kohalikud ametnikud siiski mõtlema olulise taristu, näiteks haiglate, kõrgemale maale viimisele. Mitte aastaks 2050, vaid kohe praegu. Nad ei pruugi seal olla aastaks 2050. Fidži inimesed saavad minna kõrgemale maale ja neil on raha, et rakendada realistlikke kliimamuutuste leevendamise strateegiaid. Teiste saareriikide elanikel ei ole seda sama luksust. 8. punkt. Venezuela ei ole ainus riik, kelle suurimast loodusvarast sai needus. Tere tulemast Naurule. Kõik selle 8 ruutmiili jagu. Raske on uskuda, aga kui sa oleksid siia 50 aastat tagasi sattunud, oleksid sa olnud ühes maailma jõukaimas paigas. Naurul oli tol ajal SKT elaniku kohta $50,000, jäädes alla vaid Saudi Araabiale. Kuid nafta ei olnud selle allikaks. See oli uskumatu küll, guano ehk kivistunud lindude väljaheide. Selle guano fosfor sobib suurepäraselt põllumajandusväetiseks ja Nauru oma oli eriti hea. Nii hakkasidki koloniaalvõimud seda ära kasutama. Kuni pärast iseseisvumist sai Nauru lõpuks raha endale. 19. ja 20. sajandil kaevandati Nauru pinnasest üle 43 miljoni tonni fosfaati. Kuid guano ei olnud taastuv ressurss. Selle kogunemine võttis tuhandeid aastaid, mitte miljoneid nagu Venezuela nafta puhul. 1990-ndateks oli see otsas ja maha jäi riik, mis oli sõna otseses mõttes oma tuleviku maa seest välja kaevandanud. Umbes 80% Nauru fosfaadist kaevandati avakaevandamisega. Selle käigus hävitati umbes 80% saare sisemusest, sealhulgas suur osa seda toetavast korallaluspõhjast. Täna on suurem osa saarest sakiline koralltibudega kuumaastik. Põllumajandus on praktiliselt võimatu ja saar on liiga väike, et rajada suuremat tööstusmajandust. Naurust sai ühe edu najal elav riik. See on ainus riik maailmas, mis sõna otseses mõttes eemaldas suurema osa oma territooriumist lühiajalise rikkuse nimel. Teadlased on isegi kirjeldanud saart kui sisuliselt elamiskõlbmatut. Suurbritannia, Austraalia ja Uus-Meremaa pakkusid lõpuks kogu elanikkonnale ümberasumist. See oli osaliselt tingitud koloniaalsüsteemist, mis algselt soodustas fosfaadibuumi. Kuid enamik naurulasi otsustas jääda. Nüüd võib ookean selle valiku nende eest teha. Nauru keskmine kõrgus merepinnast on endiselt umbes 34 meetrit, kuid umbes 40% majapidamistest on juba üleujutusi kogenud. NASA prognoosib, et aastaks 2050 võib maailmamere tase tõusta veel 20–30 sentimeetrit. Nii kaob Nauru mõlemast suunast korraga. See õõnestas end seestpoolt tühjaks ja nüüd läheneb meri väljastpoolt. Ellujäämiseks majab riik raha. Kunagi proovis see saada maksuparadiisiks ja organiseeritud kuritegevuse rahapesukeskuseks, kuid USA sanktsioonid lõpetasid selle kiiresti. Selle viimane plaan on palju lugupeetavam. $105,000 eest saavad välismaalased osta Nauru kodakondsuse, mis annab viisavaba ligipääsu 89 riiki. Valitsus loodab, et see programm aitab rahastada umbes 90% oma 12 500 elaniku ümberasumist kõrgemale maale, kuhu on plaanitud täiesti uus linn. On ainult üks probleem. Programm käivitati 2024. aastal COP29. Sellest ajast alates on heaks kiidetud vaid 6 taotlejat. Osaliselt seetõttu, et nõudlus on olnud piiratud, kuid ka seetõttu, et iga taotleja peab läbima põhjaliku taustakontrolli, et hoida eemal terroriste ja organiseeritud kurjategijaid. Kuid aeg tiksub. Kui raha ei tule piisavalt kiiresti, ei pruugi Nauru rahval olla muud valikut kui nõustuda ümberasumisega, mida pakuvad nende endised koloniaalvalitsejad. Ja nad ei oleks esimesed. Järgmine riik juba vaatab, kuidas tema inimesed lahkuvad. 7. Tuvalu ei ole nagu Nauru. See ei kaevandanud end ise surnuks. Samuti on selles seaduslikuks riigipeaks endiselt kuningas Charles III. Nii et selle kodanikel on väljapääs olemas.
Umbes 8700 inimest üle 80% Tuvalu elanikkonnast on juba registreerinud lahkumiseks. Nad teevad oma lahkumisplaane, sest Tuvalu asub vaid 10 jalga praegusest merepinnast kõrgemal. See teeb sellest maailma teise madalaima riigi ja mõned selle osad on kitsamad kui jalgpalliväljak. Nii saavad Tuvalu elanikud reaalajas vaadata, kuidas nende rannajoon kaob. Puud, mis olid varem 30 jala kaugusel rannikust, puudutavad nüüd seda. Naabruskonnad kannatavad üleujutuste all umbes 5 päeva aastas. NASA ennustab, et aastaks 2050 on neid kogu riigis 25 päeva aastas. Mõnes kohas läheb olukord hullemaks kui teistes. See ongi põhjus, miks Tuvalu on hukule määratud. Pealinn Funafuti on koduks umbes poolele Tuvalu elanikkonnast. Teadlased ennustavad, et aastaks 2050 on 50% sellest üle ujutatud. Tuvalul ei ole palju ressursse, et seda aeglaselt kulgevat katastroofi leevendada. Selle SKP on vaid umbes $60 miljonit ning kõige olulisemad tuluallikad on välisabi, kalapüügilitsentside tasud ja selliste veebilehtede nagu Twitch majutamine oma .tv domeeni kaudu. Sellest ei piisa mõnede kallimate leevendusstrateegiate jaoks ning neil ei ole kõrgemat maad, kuhu oma inimesi ümber asustada. Selle kõrgeim punkt asub Neulukita saarel ja see on vaid 15 jalga üle merepinna. Kohalikud mered tõusevad igal aastal 0,2 tolli võrra, mis on 2 korda rohkem kui maailma keskmine. Nii et see kõrgeim punkt ei ole piisavalt kõrge selleks, mida Nauru üritab teha. Oli vaid üks võimalus. 2024 aastal pidasid Tuvalu ja Austraalia läbirääkimisi Faalepili liidu lepingu üle, mis on maailma esimene kahepoolne kliimarände kokkulepe. Selle lepingu tingimuste kohaselt lubatakse igal aastal 280 Tuvalu inimestel alaliselt Austraaliasse elama asuda. See on programm, kuhu on registreerunud 80% riigi elanikkonnast. Seega võib Tuvalu olla aastaks 2050 maailmas ainulaadne riik, mis eksisteerib endiselt juriidiliselt, kuid mille valitsus ja kogu rahvas asuvad teise riigi territooriumil. Tuvalu kliimaminister Maia Thalia ütles seda kõige paremini. Me ei saa võtta seisukohta, et ränne on iseenesest mõistetav. Aga mis siis, kui me ärkame hommikul ja pool elanikkonnast on ookeani poolt hävitatud? Keda me peaksime süüdistama? Ausalt öeldes on süüdlaste nimekiri ilmselt üsna pikk, kuid maailm ei lõpeta fossiilkütuste põletamist üleöö ja see on järgmise riigi probleem. Aga erinevalt Tuvalust ei vaata see riik lihtsalt, kuidas meri selle ümber tõuseb. See vaatab, kuidas meri selle üle tõuseb. 6. koht. Maldiivid. Mõned teist võisid seda ette näha. Täpselt nagu Maldiivide inimesed, kes ei vaja kliimamudeleid, et teada, mis neid ees ootab, nad saavad seda lihtsalt pealt vaadata. Meri saarte ümber tõuseb igal aastal umbes 0,09 tolli võrra. See ei tundu palju, kuni sa meenutad, et 90% riigi 1200 saarest asub mitte rohkem kui 3,2 jalga merepinnast kõrgemal. Paljud on juba kannatanud tugeva erosiooni all. Enamik linnu, sealhulgas pealinn Male, asuvad vaid 100 meetri kaugusel rannikust. Vesi jõuab igal aastal lähemale. Praeguste suundumuste jätkudes võib umbes 80% Maldiividest aastaks 2050 muutuda elamiskõlbmatuks. Valitsus teab, et nad võistlevad ajaga ja elanikel pole võimalik kõrgemale maale kolida. Sest seda lihtsalt ei ole. Maldiivid on maailma madalaim riik. Selle kõrgeim looduslik punkt Viligili saarel, Atu atollil, ulatub vaid 16,7 jalga merepinnast kõrgemale. Ja seal ei ela isegi kedagi. See on osa golfiväljakust. Panused on ka palju kõrgemad kui Naurus või Tuvalus. Maldiividel elab üle 600 000 inimese, sealhulgas umbes 212 000 ainult pealinnas. Riigi kõrgeima maa-ala muutmine uueks linnaks tähendaks ka selle tööstuse ohverdamist, mis hoiab riiki elus. Turism annab umbes 70% Maldiivide SKP-st. Seega on valitsusel ainult üks tõeline võimalus. Luua juurde maismaad. Üle 50 saare on juba loodud või laiendatud maismaa juurde võitmise teel. Näiteks Hulhumale ehitati umbes 2 meetrit üle merepinna, kui tulevane varjupaik tõusva ookeani eest. Kuid mitte kõik ei ole veendunud, et see on pikaajaline lahendus. Ja sellega kaasneb oma hind. Adu saarel pikendas valitsus üht randa 130 meetri võrra. Hotelliomanikud kurtsid peagi, et turistid tühistavad broneeringuid, sest jalutuskäik mereni oli muutunud liiga pikaks. See on väike probleem. Suurem probleem peitub lainete all. Uue maa loomine
tähendab merepõhja süvendamist, korallrahude, mererohuaasade ja mangroovide hävitamist. See on just see ökosüsteem, mis loomulikult kaitseb saari ookeani eest. Korallrahud suudavad neelata kuni 97% saabuvast laineenergiast, samal ajal kui mangroovid võivad vähendada lainete kõrgust kuni 70%. Ilma nendeta kantakse maa lihtsalt minema. Vaadake näiteks Lagost Nigeerias, kus rannik taandub üle 2,5 meetri aastas. See pole ainult tõusvate merede tõttu, vaid ka sellepärast, et mangroovid kaovad. Aastatel 2000 kuni 2016 on kadunud üle 50 kilomeetri mangroove. Aga Nigeeria on ka 2050 aastal alles. Seal on kohti, kuhu taanduda. Maldiividel seda luksust ei ole. 5. koht. Kogu Kiribati. 138 000 elanikust koosnev elanikkond elab rannikul ning enamik selle maa-alast asub vaid 2 meetrit merepinnast kõrgemal. Siinsetel inimestel pole vaja muretseda, mida tulevik toob. See kõik juba toimub. 2 selle saart, Abanoa ja Teboatara, on juba lainete alla vajunud ning vesi tõuseb endiselt. NASA satellite'id on tuvastanud merepinna tõusu 2–4 tolli võrra aastas ning üleujutused jätkuvad. Tarava, kus elab umbes 100 000 inimest, kogeb nüüd igal aastal 10–20 üleujutuspäeva. Kodud ja ettevõtted saavad korduvalt kahjustada. Soolain vesi imbub mulda, tappes põllukultuure ja saastades joogivett juba ammu enne, kui üleujutusvesi taandub. Kiribati elutähtis infrastruktuur asub otse rannikul ja 2008. aasta juunis tõestas vesi seda. Üleujutus varises kokku Tarava silla ja viis endaga kaasa Buena Water Reserve'ist lähtuvad torujuhtmed. Buena on üks 2 mageveeallikast kogu pealinna jaoks. Tuhanded inimesed sõltusid ainsast veeallikast, mis Kiribatile alles jäi. Nad sõltusid ka vihmavee kogumisest riigis, kus mõlemat juba normeeriti. Üks ainus üleujutus võttis 8 aastaks pool riigi veevarudest. See oli alles vihje eesootavatest probleemidest. NASA prognoosib, et aastaks 2050 on kuni 54% Taravast regulaarselt üleujutatud kogu aasta vältel. Teistes, Kiribati piirkondades esineb 65 üleujutuspäeva. Kõik see on tingitud täiendavast 48 sentimeetri suurusest merepinna tõusust, mis selleks ajaks aset leiab. Kiribati on kaalunud mitmeid võimalikke lahendusi. 2012 aastal ostis ta Fidži teisel suurimal saarel Vanua leevul 6000 aakrit maad. See on koht, mis asub palju kõrgemal. Tegelikult pole keegi sinna kolinud. Pealegi oleme juba näinud, miks Fidži pole parim lahendus. Ja Kiribatil ei ole Charles III riigipeana. Seega pole ka Austraaliasse evakueerumine nii lihtne. Nii et 2016 aastal teatas see, et soovib ehitada tehismaad, et tõsta oma territooriumi kõrgust vähemalt 3,2 jalga võrra. Probleem peale keskkonnamõjude on see, et Kiribati pole sellest veel midagi välja süvendanud. Projekt on tehniliselt teostatav, kuna Kiribati saared on väikesed ja nad on selle idee osas konsulteerinud Araabia Ühendemiraatidega. Lõppude lõpuks ehitas Araabia Ühendemiraadid edukalt Palm Jumeirah saarestiku. Kuid Araabia Ühendemiraadid on üks maailma rikkaimaid riike. Kiribatil on SKT vaid $297 miljonit. Seega on Kiribati pidanud käima ringi ja paluma maailmalt annetusi. Hiina on teinud pakkumise, mitte COP27 kompensatsioonifondi raames, vaid teatud tingimustega. Vastutasuks saaks Hiina ümberlaadimissõlmed, juurdepääsu maailma parimatele tuunipüügialadele ning võimaluse kasutada rajatisi ka Hiina rahvavabastusarmee mereväe jaoks. Kujutage ette, et maailmas suurim kasvuhoonegaaside heitja dikteerib tingimusi ühele neist riikidest, mis kannatavad soojenemistrendi tõttu kõige rängemini. Aga Kiribatil ei pruugi olla valikut. Nad on selle projektiga alustamist oodanud juba 10 aastat. Neil ei ole enam palju selliseid kümnendeid kaotada, aga mitte iga riik selles nimekirjas ei upu tegelikult. 4. Jeemen ei kao aastaks 2050, kuid selle pealinn Sana võib küll kaduda. Sõjad võisid 21. sajandil riiki laastada, kuid pealinna all on palju hullem kriis, mis on kestnud palju kauem, sest see on Jeemeni geograafiasse sisse kirjutatud. Sanaa ehitati Araabia laamile 7500 jalga merepinnast kõrgemale, mis teeb sellest üheks maailma kõrgeimaks suurlinnaks. 1. sajandil sõjaväelise tugipunktina asutatud linnal oli kõrgus strateegiliseks eeliseks. Veelgi parem, hoolimata sellest, et linn asub tektoonilisel laamil, esineb seal väga vähe maavärinaid. Kuid siiski oli ka üks puudus.
Sanaa linnas ei ole püsivaid jõgesid ja aastas sajab vaid 14,1 tolli vihma. See oli piisav väikese linna jaoks. See ei ole piisav ühe maailma kõige kiiremini kasvava pealinna jaoks. Alates 1980. aastatest on Sanaa elanikkond neljakordistunud umbes 3,4 miljoni inimeseni ja see kasvab endiselt 7–8% aastas. On olnud ainult üks viis sammu pidada. Umbes 70% linna veest tuleb maa-alustest põhjaveekihtidest, mille täitumine võttis tuhandeid aastaid. Nüüd need kaovad. Põhjavee tase langeb igal aastal 2–6 meetrit. See on umbes 10 korda kiiremini, kui loodus suudab seda seal taastada. Kaevud, mis 1970-ndatel jõudsid veeni vaid umbes 30 meetri sügavusel, tuleb nüüd puurida peaaegu 1200 meetri sügavusele. Nüüd hakkavad isegi need kaevud kuivama. Umbes 40% Jeemeni väärtuslikust põhjaveest kasutatakse katu kasvatamiseks, mis on väga veemahukas narkootiline kultuur. Sellepärast on Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi analüütikud kirjeldanud Jeemenit kui riiki, mis näris end kuivaks. Kuid isegi see pole kogu lugu. Aastatepikkune sõda on niigi halba olukorda oluliselt halvendanud. Rohkem kui 45% Jeemeni niigi piiratud vee infrastruktuurist on hävitatud. Õhurünnakud ja suurtükituli kahjustasid pumbajaamu, tamme ja jaotusvõrke. Human Rights Watch dokumenteeris 107 sihitud rünnakut vee infrastruktuurile. Nüüd on alles jäänud vaevu mõni süsteem, mis suudaks ülejäänud hallata. Rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus ei saa kriisi lahendada, sest Sanaa on olnud Houthide kontrolli all alates 2014 aastast. Eksperdid on välja pakkunud massiivseid päikeseenergial töötavaid soolavee magestamise projekte, kuid vähesed on valmis rahastama kallist infrastruktuuri ühes maailma ebastabiilseimas konfliktitsoonis. Nii kasvab linn edasi, samal ajal kui selle vesi kaob järjest. Aastaks 2025 oli iga inimese kohta aastas saadaval vaid umbes 2200 kuupjalga vett, mis on ligikaudu 1/8 Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud miinimumist. Praeguse tarbimise juures saavad Sanaa põhjaveekihid 2030. aastaks otsa. Isegi enne seda prognoositakse, et enam kui pool linna elanikkonnast peab võitlema oma kõige elementaarsemate toiduvajaduste rahuldamise nimel. Aastaks 2050 ei jää lihtsalt piisavalt vett, et inimesed saaksid seal elada. Tunduvalt enne seda on elanikud sunnitud põgenema ning iidsed varemed jäävad kummituslinna, mida näevad vaid kõige julgemad turistid. Jeemenil kulus aastakümneid, et kuivaks jääda. Järgmine riik selles nimekirjas ei saanud aastakümneid. See sai 25 sekundit. Kolmas on Haiti. 12. jaanuar 2010 kell 16:53 pärastlõunal. 316 000 inimest Haitil hukkus selle aja jooksul, mis kulub selle lause kuulamiseks. Maavärin tabas magnituudiga 7,0, mis oli piisavalt tugev, et põhjustada tõsiseid kahjustusi kõigile inimtekkelistele ehitistele. 60% Haiti haldus- ja majandusinfrastruktuurist hävis, sealhulgas presidendi palee, Rahvusassamblee hoone, peamine sadam ja isegi Port-au-Prince'i katedraal. 60% haiglatest hävis, kaotati 80% koolidest ning 1,5 miljonit inimest jäi kodutuks ja ümberasustatuks. See on 15% elanikkonnast. Infrastruktuuri ehitamine võttis aastakümneid, kuid hävitamiseks kulus vaid üks päev. Haiti ei kannatanud ainult loodusõnnetuse all, vaid kogu riik sandistati. Haiti asub Enriquillo Plantain Gardeni murrangusüsteemi peal, mis on üks seismiliselt aktiivsemaid piirkondi Kariibi mere piirkonnas. Seega on loomulik, et see kordub. 14. augustil 2021 tabas Haitit maavärin magnituudiga 7,2. Seekord asus epitsenter Tiburoni poolsaarel. Õnneks hukkus palju vähem inimesi, umbes 2200. Kuid riigi infrastruktuuri suhtes ei olnud see nii armuline. Üle 137 000 kodu ja veel 60 tervishoiuasutust hävisid. 800 000 inimest said kannatada, kui üleöö kadus 10% riigi SKP-st. Ainus põhjus, miks see ei küündinud 2010. aasta maavärina mastaabini, oli see, et suur osa tollal hävinud infrastruktuurist polnud siiani taastatud. Aga kui tegemist oleks ainult maavärinatega, võiks Haiti veel hakkama saada. Kui aga lisada sellele looduslikule hävingule ka inimtekkelised katastroofid, siis on tulemuseks midagi, mis hakkab muutuma jätkamatuks. 1988 aastal oli Haitis metsamaad 4,4%. 2016 aastaks oli seda vaid 0,32%. See on riigi looduskeskkonnale väga halb,
kuid sama halb ka inimestele. Ilma puude juurteta, mis hoiaksid mulda paigal, põhjustab iga tugev vihmatorm Haitis nüüd katastroofilist erosiooni. Vesi voolab mäest alla suure kiirusega pinnaveena, tekitades tõsiseid maalihe, mis aitasid kaasa maavärinate ohvrite arvule ja tapavad igal aastal kümneid inimesi. Need on 2 ohtu, mis nõuavad hoolikat haldamist. Sellist hoolikat haldamist Haitis ei ole. Alates 2020 aastast on jõugud võidelnud valitsusega territooriumi kontrolli pärast, sealhulgas pealinnas. Asjad läksid nii hulluks, et 2023 aastal kontrollisid jõugud üle 90% Port-au-Prince'ist ning mitmed peaministrid vahetusid mõne kuu jooksul. Jõugud on isegi moodustanud koalitsioone ÜRO sekkumisjõudude vastu. Haiti eksisteerib ka 2050 aastal oma praegustes piirides. Küsimus on, kas suurem osa sellest on siis veel elamiskõlblik. Riik asub aktiivsel murrangul. On maha raiunud metsad, mis kunagi mägesid stabiliseerisid ning puudub riiklik suutlikkus enne järgmist katastroofi taastuda. Lõpuks tekitab see nõiaringi. Kahjud hakkavad kogunema kiiremini, kui riik suudab taastuda. Järgmine riik vajub lihtsalt omaenda raskuse all. Teisel kohal on Indoneesia, mis ei kao aastaks 2050. 288 miljonit inimest ei kao mere alla. Aga pealinn Jakarta, kus linnas elab 11 miljonit inimest ja suurlinna piirkonnas 40 miljonit, ei ole nii turvaline. 2020 aastal tabas Jakartat võimas torm. Enamikus linnades oleks see olnud katastroof, kuid Jakartas sai sellest hoiatus. See linn on maailma kõige kiiremini vajuv suurlinn, kus mõned piirkonnad vajuvad igal aastal kuni 25 sentimeetrit. Umbes 40% Jakartast asub juba merepinnast madalamal. Kui see torm saabus, hukkus kümneid inimesi, 400 000 inimest jäi koduta ja terved linnaosad muutusid saastunud üleujutusaladeks. Ja maa vajub endiselt. Meri Jakarta ümber tõuseb igal aastal umbes 0,1 kuni 0,3 tolli võrra. Kuid Põhja-Jakarta osades vajub maa ise igal aastal kuni 28 sentimeetrit. Kliimamuutus on vaid osa loost. Vaadates Jakartat ülalt, näed sa üle 10 000 ebaseaduslikku kaevu, mis katavad maastikku ning tuhanded kodud ja ettevõtted pumpavad vett maa seest. Need kaevud võtavad igal aastal kokku 140 miljonit kuupmeetrit vett, mis on võrdne 56 000 olümpiasuuruse ujumisbasseiniga. Indoneesia valitsus on korduvalt püüdnud nendele kaevudele piiranguid seada, kuid vähese eduga. Ebaseaduslike kaevude ja torude võrgustik katab 70% linnast. Ülejäänud jääb ära hoonete raskus nende kohal. Aastaks 2050 on 95% Põhja-Jakartast vee all ja kuni pool linnast muutub elamiskõlbmatuks. Indoneesia teeb kõik endast oleneva, et Jakartat päästa. Ja erinevalt teistest saareriikidest on tal selleks palju raha. 40 miljardit dollarit on eraldatud hiiglasliku meremüüri, tugevdatud rannikuvallide, veehoidlate ja 17 tehissaare jaoks, mis on kavandatud Hollandi insenerikogemuse põhjal. Kui see valmis saab, on see üks suurimaid rannikukaitseprojekte, mida kunagi on üritatud ellu viia. Kui indoneeslased oma tahtmise saavad, saab meremüürist valmis saades tõeline imetegu. Peaaegu 9900 aakrit tööstus- ja elamupiirkondade, parkide, uute hädavajalike veehoidlate ja isegi lennujaamaga. Ja sellest ei piisa ikkagi. 2022 aastal alustas Indoneesia valitsus täiesti uue linna ehitamist umbes 870 miili kirdes Borneo saarel keset džunglit. See on Nusantara ja sellest saab 2028 aastaks Indoneesia uus ametlik pealinn. Praegu võib seal olla vaid umbes 150 000 inimest, kuid Indoneesia ei saa endale lubada mitte kiirustada. Valitsus otsustas, et Jakartat pole lihtsalt enam võimalik päästa. Nüüd liigutakse sõna otseses mõttes mägede poole. Miljonid inimesed, kes seal elavad, peavad võib-olla välja mõtlema teistsuguse evakuatsiooniplaani. Enamik uusi kortereid uues pealinnas broneeritakse valitsusametnikele ja ärijuhtidele. Jakarta linna vaesemad elanikud peavad hakkama saama olemasolevaga ja lootma, et meremüür saab selleks ajaks valmis. Neil tuleb oodata vähemalt 2040. aastateni. Aga vaatame kedagi teist, kelle olukord võib olla palju hullem. Esikohal on Bangladesh. Kui poliitikakujundajad rahvusvahelistel kliimakonverentsidel kokku tulevad, et sõlmida näiteks Pariisi kokkulepet, ei mõtle nad maailma kõige hullemale tööle. Dhakas, Bangladeshis, elab üle 20 miljoni inimese.
miljonid inimesed on sinna kolinud alates 1970. aastatest ja iga päev saabub veel 2000 inimest. Kohalik veesüsteem pole aga arenguga sammu pidanud. Seega on inimesed siin kaevanud tuhandeid ebaseaduslikke kaevusid. Ja need kaevud aitavad nende linna igal aastal poole tolli võrra maa sisse vajuda. See on üks maailma halvimaid üleujutusalasid, kus igal aastal on miljon inimest sunnitud kodust lahkuma. Sellepärast peavad tööliste pataljonid käima mööda linna ja kontrollima kaevuluuke. Kui need on reoveega ummistunud, peavad nad laskuma alla ja puhastama need käsitsi. Päris mitmed on seal reovees uppunud, eriti mussooni hooajal. Aga seekord on enamiku nende probleemide eest tõesti keegi teine süüdi, mitte kaevud. Bangladesh sai iseseisvuse India jagamise kaootilises järelmõjus, aga need piirid tõmbas kauge koloniaalvõim 20. sajandi keskkonnatingimuste ajal. 2/3 sellest riigist oli vaid 16 jalga merepinnast kõrgemal. Veel 10% oli vaid 3 java kõrgusel lainetest. Tol ajal polnud see nii oluline, aga nüüd rannik erodeerub kiiresti. Kohalik meri tõuseb 10 korda kiiremini kui maailma keskmine. Nii peavad inimesed, kes varem elasid mujal, nüüd Dhakasse kolima, et kuidagi hakkama saada. Neil pole kuhugi mujale minna. Bangladesh ei pruugi olla saareriik, kui ta pole investeerinud teiste linnade arendamisse, et rahvastikku hajutada. Ja nüüd on juba liiga hilja. Climate Centrali teadlaste hinnangul, kes uurisid seda küsimust 2019. aastal, on 2050 aastaks 17% Bangladeshist vee all. Mitte ainult Dhaka, vaid 17% kogu riigist. Dhaka oleks vaid osa sellest. 20 miljonit inimest peab kodust lahkuma. See ei ole ainult teoreetiliste kliimamudelite ennustus. See toimub juba praegu. 2021 aastal kogeb 70% Bangladeshi territooriumist igal aastal mingisugust üleujutust. Bangladeshi võimud teevad, mis suudavad. Nad taastavad meeleheitlikult Dhaka kanaleid, mis on viimase rahvastikubuumi tõttu kadunud. Nad rajavad ka veehoidlaid, et vett kinni hoida, kuid merevalli ehitamist ei plaanita. Kuidas nad saaksid endale lubada merevalli kogu oma riigi ranniku ulatuses? Ameerika Ühendriigid paiskavad õhku 33 korda rohkem kasvuhoonegaase kui Bangladesh ja nad suudaksid endale selliseid projekte lubada, kuid neil pole vaja nende eest maksta. COP27 kompensatsioonifond ei ole õiguslikult siduv. Ameerika ei rajatud korallatollidele, mis eksisteerivad vaid kitsas merepinna vahemikus, kõrgmäestiku põhjaveekihtidele, mida saab kiiremini tühjendada, kui need täituvad, ega jõedeltadele, mis sõltuvad täpsest magevee ja setete tasakaalust. Teised riigid küll. Tuhandeid aastaid püsisid need paigad, sest nende geograafia pakkus täpselt neid tingimusi, mida inimesed vajasid. Ja nüüd kaovad need tingimused ühe põlvkonna jooksul. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See teeb tõesti vahet.